Tere! Kell on 10:30. Tere! Tere tulemast meie 6. digiteenuste seminarile. Ma palun lavale Anna Šiškova Trinidad Weissmanist, kes täna räägib õppe infokeskkonnadest. Palun, Anna! Tere! Alustame. Mina olen Anna Šiškova ja nagu Ieva juba mainis, töötan ärianalüütikuna IT-ettevõttes Trinidad Weissman. Minu põhilised tööülesanded on aidata kliendile paremini mõista nende ärivajadusi seoses uue infosüsteemi ülesehitamise või olemasoleva süsteemi parendamisega, aidata nendele defineerida projekti eesmärki, koguda andmeid ning samamoodi aidata hinnata olemasolevaid protsessi ja vajadusel optimeerida neid. Lisaks viin läbi koolitusi erinevatel teemadel, kus on kaasatud analüüsi osa. Meie antud seminari peamine eesmärk on anda ülevaade olemasolevatest õppeinfosüsteemidest. Ma soovin kohe öelda, et ise olen lapsevanem ja hetkel kasutan peamiselt Elise'i ning alates sügisest tean, et hakkan kasutama ka Studiumit ja usun, et palju meie kuulajad on ise kasutavad erinevaid õppeinfosüsteemi ja seega juhul, kui tekib küsimusi, palume esitada neid chatis ja kas ma ise vastan nendele ja ehk võib-olla oskame ka üksteisele abiks olla, kuna kasutame neid erinevaid õppeinfosüsteeme. Nii, millised õpi- ja õppeinfokeskkonnad on Eestis meil olemas? On olemas Elise. Elise on õppeinfokeskkond, mis on mõeldud peamiselt lasteaedade jaoks. Siis on e-kool ja Studium. Need on seotud peamiselt põhikoolide ja keskkoolidega. On olemas ka Tahvel. Tahvli hästi palju kasutatakse kutsehariduskeskused, aga lisaks ka mõned keskkoolid ja põhikoolid. Moodle on selline õppeinfosüsteem, mis on mõeldud pigem kutsehariduskeskustele ning kõrgkoolidele, ülikoolidele. Ning EHIS on meie riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid. Ja sellel olemas lausa 2 versiooni, ma sellest pärast räägin natuke täpsemalt. Nii, alustame Elise'ist. Elise on üks populaarsemaid õppeinfosüsteeme Eestis, mida kasutatakse lasteaedades. See sisaldab palju funktsiooni, mis aitavad lasteaedadel hallata laste andmeid, jälgida nende arengut ja suhelda vanematega. Elise'i peamised teenused on näiteks, te võite näha oma lapse tunniplaani, jälgida tema käitumist ja tegevusi lasteaias, lugeda tema arenguraporteid ning saada teavet lasteaia ürituste kohta. Samuti saavad lasteaiaõpetajad Elise'i kaudu jagada fotosid ja videod oma päevast lastega. Siin ma natuke näitan igasuguseid screenshotid, näiteks see on vanema töölaud ehk minu enda oma ja siit on näha, et töölaual kuvatakse viimased teaded, sõnumid, tulevased sündmused. Lisaks kindlasti on olemas enda profiil, kus saab seadistada ja oma kontaktandmeid jagada. Ja siin ka üleval kuvatakse kõik peamised asjad, mis võiksid tulla ja võiksid olla tähtsad vanematele. Vasakul on meil menüü koos erinevate punktidega ja mõni neist on näiteks minu laps, mul on näiteks 2 last ja kui ma valin lapse nime, siis tema kohta ma võin vaadata rühmapäeviku, siis on lapse andmed, puudumiste kalender, mida ma võin ise täita ka ja anda kommentaari, et miks laps on puudu, siis igasugused kaardid ja plaanid. Ja siin näiteks on näha, et rühmapäevikus määratakse, kas laps on kohal või mitte ja kirjeldatakse, millised olid nagu päevad tegevused ja lisaks, kui on mõni suurem sündmus või üritus, siis lisatakse ka pilte. Teiseks võib näiteks vaadata toidumenüü. On olemas nii päevamenüü kui ka nädalamenüü ehk saada ülevaadet, mida söövad lapsed lasteaias. Vahel tundub päris huvitav.
Kolmaks on teaded ja siin on näha, et siin võib leida nii ametlikud teaded lasteaia poolt kui ka sõnumid rühmaõpetajatelt. Ütlen ausalt, et ülejäänud punkti ma võib-olla väga palju ei kasuta, sest jälle sõltub lasteaias, kas ta ise soovib täita kõik neid menüüpunktid, et näiteks sündmused meil sinna eriti ei täideta midagi, et meil peamiselt kõik läheb teate kaudu. Järgmiseks on meil e-kool. E-kool on Eesti esimene ja tundub suurim veebipõhine õppeinfokeskkond. Väidetakse, et seda kasutab rohkem kui 2000 inimest hetkel. Seda kasutavad nii õpilased, õpetajad kui ka vanemad ja see on mõeldud põhikoolidele ja gümnaasiumidele, kuid on mõnikord kasutusel ka mõnedes kutsekoolides ja ülikoolides. E-koolis saavad õpilased ja vanemad näha õpilase tunniplaani tulemusi, hindeid, käitumist, puudumisi ja kooliüritusi. Samuti saavad nad suhelda õpetajatega ja saada teadeid kooli poolt. E-kooli kasutamine aitab paremini jälgida õpilaste edusamme ja käitumist, mis omakorda võib aidata kaasa nende hariduslikule arengule. E-kool pakub erinevaid teenuseid ja mõned nendest on näiteks õppetöö organiseerimine. Õpetajad saavad luua ja kavandada õppetööd, koostada tunniplaani ja määrata kooduseid ülesandeid. Tulemused ja hinnangud. E-koolis saavad õpetajad sisestada õpilaste tulemusi ja hinnanguid ning õpilased ja lapsevanemad saavad neid tulemusi vaadata. Lisaks võimaldab platvorm õpetajatele ja kooli saada sõnumeid, meeldetulitusi ja muid teateid. Võib hallata ka dokumendid. Lisaks e-kool võimaldab õpetajatel ja koolil suhelda õpilaste ja lapsevanematega, näiteks e-kirjade, vestluste ja videokõnede kaudu. Järgmine on kooli sündmuste kajastamine. Saab kajastada kooli sündmusi ja ajakava ning teavitada õpilasi ja lapsevanemaid nende toimumisest. Lisaks e-koolis saab hallata kooli ressursse nagu klassiruume, spordiväljakuid, õpivahendeid ja muid asju. Ja viimaseks on olemas statistika ja aruandlus ehk e-kool võimaldab koolidel jälgida õpilaste tulemusi, hinnanguid ja käitumist ning luua statistikat ja aruanded nende kohta. Järgnevalt näitan teile mõned jälle screenid. Näiteks see on vanematöölaud ja siinkohal ma võin kommenteerida, et on olemas vanematöölaud, siis vanem võib minna oma laste rolli all vaadata, mis lapsel toimub siin. Kui on mitu last, siis võib olla ka mitu last järjest. Ja lisaks on olemas ka kooliprofiil, kus saab igasuguseid üldiseid asju kooli kohta uurida. Vanematöölaual peamised asjad on uudised, siis kuvatakse koduseid ülesandeid, võib broneerida aega arenguvestluseks ja siit võib ka esitada esimese klassi avalduse, ehk kui laps läheb esimesse klassi, et ei pea kuskil eraldi kirjutama, vaid logid sisse siia keskkonda ja mugava vormi kaudu esitad avalduse. Mis on veel üks tähtis asi, et vanem võib esitada ka puudumistõendid siit. Edaspidi ma jagan teile teised screenshotid. Näiteks see on esimese klassi avaldust, see on leitav siit poolt. Logite sisse ja vajutate esita taotlus, tekib vorm ja täidate ära paar sammu. Kõik on mugav ja väga lihtne. Ise olen sellel aastal samamoodi teinud. Olin positiivselt üllatunud, et nii lihtne ja kiiresti tehtav. Näiteks puudumistõend ja lisaks on olemas selline funktsioon nagu Eliise import, et juhul kui teil laps eelnevalt on käinud lasteaias, kes kasutas Eliisi, siis võib kooli valmiduskaardi importida e-kooli sisse kohe.
siit saab broneerida arenguvestlust ja lisaks vanemal on võimalik vaadata õppeanalüütikat, aga kui ma sain õigesti aru, see on tasuline, sest siin pakutakse kasutada mingi alustav prooviperioodi, aga tegelikult on olemas selline asi nagu perepakett ja selle kaudu teatud summa eest kuupõhine arvestus käib, ehk siis võib tellida endale õppestatistika ja analüütikat. See on näiteks õpilase töölaud. Õpilase töölaud on peamiselt uudised, siis õpilase profiil, ülesanded, tunnikirjeldused, hinded, igasugused kursused ja ka teade arenguvestluse kohta. Näiteks jooksvad hinnad, et siin kohe uudiste all on olemas selline asi nagu kiirviited ja see on uudisvoog ja uudisvoogu all võib filtreerida välja, kas soovitakse kõik vaadata, näiteks hinded, meil on hetkel hinded kuvatud ja võib neid ka filtreerida valides, kas vaadata ainult eesti keelt, matemaatikat, saksa keelt või muid asju. Ülesanned. Siit saab vaadata koduseid ülesanneid, kõik on ilusasti lahti kirjeldatud kuupäevade kaupa. Järgmine on tunnikirjeldused samamoodi, kõik ilusasti kaetud, et kirjutatud kuupäev, milline tund oli ja mida täpsemalt oli tehtud selle tunni jooksul. Kolmandaks on, nagu ma olen eelnevalt juba maininud, on olemas koolitöölaud, et siit saab vaadata kooli kohta üldist informatsiooni, võtta ühendust õpetajatega, leida nime järgi kas õpetajad või administraatorid, vaadata tunniplaani ja kooli profiili ja ka siia kuvatakse blogi koos viimaste uudistega. Siin on meil tunniplaanid ehk seesama eelmine slaid, siit valite tunniplaani, sest teile kuvatakse siuke pop-up ja siit selle drop-downi kaudu võib valida klassi tunniplaani ja üles leida. Lisaks on olemas ka suhtlus, see organiseeritud erinevate chatide kaupa, nagu on näha, näiteks võib olla chat lapsevanematega, siis üldised teaded ja kui on midagi uut, siis kuvatakse ette kohe märgatav, et midagi jäi lugemata. Juhul, kui ei ole teada, kuidas e-kooli kasutada või tekivad küsimused, siis lisaks on olemas selline asi nagu e-kooli teadmusbaas. Et võib siia tulla ja küsida abi, otsida, lugeda artikleid erinevatel teemadel ja on olemas ka täitsa help vorm, mille kaudu võib esitada küsimusi ja ma olen ettevalmistamise jooksul proovinud ja sain vastuse oma küsimustele. Ehk kõik töötab ja võib vabalt kasutada. Järgnevaks õppeplatvormiks on meil Stuudium. Stuudium on Eesti õppeplatvorm, mis on mõeldud nii põhikoolidele, gümnaasiumidele kui ka kutsekoolidele. Räägitakse, et see on üks populaarsemaid õppeinfosüsteemid viimastel aastatel ja seda kasutatakse 70–80% koolidest. Stuudium pakub järgmisi teenuseid. Õppeinfosüsteemina. Selle infosüsteemi abil saavad koolid ja õpetajad hallata õppetööd, õppekavasid, hindeid, kodutööd ja palju muud. Lisaks see on nagu e-kool, samamoodi on suhtlusplatvorm, mis võimaldab õpetajatel ja õpilastel suhelda oma vahel ning jagada materjale. Siit saab hallata ka kodutöid, esitada neid, jälgida tähtaegasid ja saada hindeid. Lisaks on olemas kalender ja tunniplaan, mis võimaldavad jälgida tunde ja sündmusi.
aruandlus võimaldab jälgida õpilaste tulemusi, hinnanguid ja käitumist ning luua statistikat ja aruandeid nende kohta. Rühmade tööde planeerimine ja jagamine. Õpetajad saavad luua rühmatööd ning määrata, millestele õpilaste gruppidele need on mõeldud. Õpilased saavad seejärel tööd omavahel jagada ja ülesandeid koos lahendada. Teavitused ja sõnumid. Stuudium võimaldab saada teadeid nii õpilastele kui ka nende vanematele ning teavitada neid näiteks muudatustest tunniplaanis või õppekava täiendustest. Eksamite ja testide loomine ja hindamine. On võimalus luua erinevaid teste ja eksamid, mida õpilased saavad lahendada otse stuudiumi keskkonnas. Õpetajad saavad omakorda testide ja eksamite tulemusi hinnata ja analüüsida. On olemas veel selline asi nagu iseseisev õppe, et stuudium pakub õpilastele võimalust läbi viia iseseisvat õpet nii omandada uusi teadmisi ja oskusi erinevatest valdkondades. Ning viimasena on kooli üldine haldamine. Platvormi kaudu saavad koolid hallata nii õpilaste andmeid kui tunniplaani, rühmade koosseise ja muud olulist infot, mis aitab kooli elu sujuvamalt korraldada. Näiteks see on stuudiumi töölaud. Siit saab näha, et millised tunnid on olemas. 2. novembril saab puudumisest ette teavitada, vaadata ülesandeid, kodutööd ja hinnatavaid tegevusi. Päevikut võib jälgida näiteks, mis on toimunud füüsika tunnis ja näiteks oli tunni toimumise kuupäev ja oli määratud kodutöö või ülesanne ja selle tähtaeg on 15. november. Lisaks on võimalik vaadata tunnistusi ja õpilasraamatuid ja siin vasakul näiteks võib filtreerida välja perioodi järgi või vaadata aastatunnistust ja lisaks valida, et mida kuvada tunnistuse peal, näiteks õppeainete hinded ja õppeperioodide kommentaare. On olemas ka jututood, nagu ma olen varem maininud, siis on näide jututubadest. On olemas ka ringipäevik, ehk siis kui koolis toimuvad erinevad ringid, siis võib määrata õpilase osalust sellel ringil. Võib vaadata ka õppematerjale, näiteks matemaatika 8. klassile, et võib siit materjali otsida ja siin on täpsemalt teemade kaupa välja toodud asjad. Näiteks võib esitada ka avaldused, juhul kui näiteks õpetaja Mart soovib osaleda koolitusest, mis viib läbi Tartu Ülikool, siis ta võib avalduse ära täita ning jälgida avalduse staatust. Võib luua ka küsitlusi nii õpilaste kui ka õpilaste vanemate jaoks, et küsida tagasisidet näiteks. Kolmaks õppeinfosüsteemiks, mis on mõeldud ka koolidele, on Tahvel. Tahvel on õppeinfosüsteem, mis võimaldab õpetajatel koostada õppematerjali, korraldada testide ja kodutööde esitamist, jälgida õpilaste edenemist ja suhelda vanematega. Lisaks Tahvel pakub koolidele erinevaid seadmeid nagu tahvelarvutid ja nutitelefonid, et muuta õppimine interaktiivsemaks ja kaasaharavamaks. Ehk siis Tahvel ei ole ainult õppeinfoplatvorm, vaid toetab koole ka füüsiliste seadmetega. Tahvel infosüsteem pakub mitmeid teenuseid, mis on suunatud haridusasutuste digitaalse õppeprotsessi toetamisele. Mõned neist on õppeobjektide loomine ja jagamine. Õpetajad saavad luua digitaalselt õppeobjekti, mis võimaldavad õpilastel iseseisvalt õppida. Testide ja kodutööde koostamine ja hindamine. Õpetajad saavad koostada testi ja kodutöid ning õpilased saavad neid elektrooniliselt esitada. Samuti saavad õpetajad neid hinnata ja tagasisidet anda. Õpilaste ja õpetajate jälgimine ja analüüsimine.
tahvelinfosüsteemis on võimalik jälgida õpilaste ja õpetajate edenemist ning analüüsida nende tulemusi. Lisaks võimaldab süsteem õpetajatel suhelda lapsevanematega ning jagada infot õpilaste õpingutest ja käitumisest. Tahvelinfosüsteemi kaudu on võimalik hallata kooli personali, õpilasi ja ruumi, koostada tunniplaani ning teha koostööd erinevate haridustehnoloogia ettevõtetega. Tahvel pakub õpetajatele õpilastele ka e-õpikud, kus on võimalik leida õppematerjale, teste ja videosid. Lisaks on võimalik kooli personalil korraldada koolitusi ja üritusi, kus õpetajad ja kooli personal saavad end täiendada. Ajakava ja tunniplaanide haldamine. Õpetajad saavad hallata tunniplaani ja ajakava ning teha neid kättesaadavaks õpilastele ja vanematele. Samuti tahvel võimaldab õpetajatel pakkuda haridusliku erivajadusega õpilastele spetsiaalselt tugi ja õppekava. Ning viimaseks on koostöö teiste koolidega, et tahvel õppeinfosüsteemi kaudu saavad koolid teha koostööd teiste koolidega, jagada õppematerjali ja korraldada ühisüritusi. Mul on näiteks tahvli oma näide muusika- ja balletikoolist. Siin on vanema töölaud jälle. Et nagu on näha, õppeinfosüsteemid on enamuses suht sarnased, et peamine asi on töölaud, kuhu tuuakse välja üldteaded, õpilase viimased hinded, puudumised ja hilinemised. Vasakul on mugavalt organiseeritud menüü, mille järgi saab asju üles otsida. Näiteks vaatame õppekavad, et siit on võimalik leida kõik õppekavasid ja lugeda läbi, mis on nende sisu. Võib otsida õppekava nimetuse järgi, koodi järgi või õppekava HTM-koodi järgi. Lisaks saab vaadata tunniplaani. Siin on olemas õppetunniplaan, võib vaadata infot õpperühmade kohta, õpetajate tunniplaani ja ruume, kus toimuvad erinevad tunnid. Teated, nagu ka teistes õppeinfokeskkondades on olemas teavitused ja neid saab filtreerida, kas need on saabunud teated, saadetud teatud ja saabunud automaatteateid. Ja samamoodi siin võib otsida pealkirja järgi, kuupäeva järgi ja saatja nimi järgi. Esindatav õppija, et vanem võib vaadata infot oma lapse kohta ja lapse kohaandmed on põhiandmed, õpitulemused, tunnistused, puudumistõendid, dokumendid, märkused, muutused ja tugiteenused. Lisaks on võimalik vaadata akadeemilist kalendrit, et jälgida, et mis toimub üldiselt õppeaasta jooksul ja mis on tähtajad. Siin on täpsemalt õppeinfo. Näiteks päevik. Siin saab vaadata päevik, tehtud õppetöö ja koduseid ülesandeid ja kõik siin välja toodud väga mugavalt. Selle klassi kaupa, siis on hinded ja kes pani selle hinne ja nii edasi. Puudumised, siin ka ilusti välja toodud kõik puudumised tuuakse tundide kaupa välja. Õpitulemused, siit saab eraldi vaadata õppija õppetulemusi. Järgmiseks on meil selline õppeinfosüsteem nagu Moodle.
Moodle on avatud lähtekoodiga e-õppeplatvorm, mis on mõeldud õppematerjalide jagamiseks, ülesannete esitamiseks ja hindamiseks ning online-kursuste korraldamiseks. See on mõeldud riiklikele üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele, samuti ka ülikoolidele. Lisaks pean mainima, et Moodle on liidestatud IP infosüsteemiga tahvel, ehk siis mingil määral võib ka seal kasutusel olla. Nagu eelnevalt mainitud, nii nagu teiste infosüsteemide puhul, Moodle pakub ka mitmeid teenuseid, mis on seotud online õppematerjalide jagamisega. Mõned põhilised teenused, mida Moodle meile pakub, on kursuste loomine ja haldamine. Ehk Moodle'i abil saavad õpetajad ja koolitajad luua erinevaid kursusi, mis võivad sisaldada õppematerjali, ülesandeid, testi ja hindamisi. Õppematerjalide jagamine. Moodle võimaldab õpetajatele ja koolitajatele jagada erinevaid õppematerjali, sealhulgas teksti, pilti, videosid ja helifaile. Ülesannete esitamine ja hindamine. Selle süsteemi abil saavad õpetajad ja koolitajad luua erinevaid ülesandeid, mida õpilased saavad lahendada ning seejärel hinnata. On olemas selline funktsionaalsus nagu foorumite loomine ja vestluse pidamine. Ehk see võimaldab õpetajatel ja õpilastel suhelda ja vestelda erinevate teemade üle. Õpilaste edusammude jälgimine ja hindamine. Siit saab õpetajad ja koolitajad jälgida õpilaste edusamme ning anda hinnanguid ja tagasisidet. Ja viimaseks on kursuste täiendamine pluginate ja moodulite abil. Platvormil on lai valik erinevaid plugineid ja mooduleid ning see võimaldab funktsionaalsust veelgi laiendada ning lisada erinevaid lisafunktsiooni. Näiteks on võimalik lisada videokonverentsi tarkvara või interaktiivseid testi. Moodle'i kohta kahjuks väga palju ei ole jagada, sest näitan teile TalTechi oma Moodle'id, enda oma. Mul hetkel puuduvad mõned aktiivsed kursuseid. Tavaliselt, kui mõni kursus on olemas, siis kindlasti saab näidata rohkem asju nagu foorumid ja hinnangud ja vahetestid. Aga üleüldiselt on meil jälle töölaud, vasakul on menüü. Siit saab leida kursuseid, vaadata kalendri. Siit saab vaadata oma profiili alt, parandada, täiendada oma kontaktandmeid. Ja siin näiteks kuvatakse viimati külastatud kursused ja mul on see Moodle baaskoolitus. Siin on kursuse ülevaade ehk siis siin saab trackida, et üldised edusammud. Kursuse jooksul võib koolitaja määrata mitu erinevat ülesandet, mida kas on see video läbivaatamine või mõni testi läbimine ja siis selle järel võib trackida oma progressi. Vasakul on jälle näha, et on olemas kursusel õppemärgid, hinded ja muud asjad. Ja kuna mul pole mingit aktiivset kursust, siis mul on ilmselt siin kõik tühi, ehk siis hetkel pole mingeid hindeid kuvata. Ja sellega ja Moodle'iga lõpetame. Viimaseks meil on EHIS. EHIS ehk Eesti Hariduse Infosüsteem. See on riiklik andmekogu, mis kogub, töötleb ja säilitab haridusalast informatsiooni Eesti haridussüsteemi kohta. EHIS loodi aastal 2000 ning see on osa Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavatest infosüsteemidest. EHIS pakub mitmeid teenuseid. Mõned nendest on haridusasutuste andmekogu. EHIS haldab ja säilib teavet kõigi Eesti haridusasutuste kohta. See sisaldab andmeid õppekavade, õppeainete, õpetajate, õpilaste ja nende tulemuste kohta. Õppetoetuste ja stipendiumite taotlemine.
EHIS-es on võimalik õpilastel taotleda erinevaid õppetoetusi ja stipendiume, näiteks riiklikke õppetoetusi ja erinevate sihtasutuste stipendiume. Haridusstatistika kogumine. EHIS kogub andmeid Eesti haridussüsteemi kohta ning koostab selle põhjal erinevaid statistilisi analüüsi ja raporteid. Need statistilised andmed on olulised hariduspoliitika kujundamisel ning võimaldavad jälgida Eesti haridussüsteemi arengut ja tulemuslikkust. Lisaks on olemas tunnistuste ja diplomite väljastamine. Ehk EHIS võimaldab väljastada erinevaid tunnistusi ja diplomeid, näiteks põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistusi ning kõrghariduse diplomeid. Muud teenused on ka elektrooniline eksamite ja testide läbiviimise keskkond, diplomite ja tunnistuste digiarhiveerimine, riiklike õppekavade, õppeainete ja kutsestandardide avalikusesse registrisse kandmise võimalus, koolitusasutuste kvaliteedi hindamise süsteemi rakendamine, haridusstatistika koostamine ja analüüsimine, elektrooniline taotluste ja avalduste esitamine, välisriigi haridusdokumentide riikliku tunnustamise menetluse korraldamine. EHIS-es on olemas lausa 2 versiooni ja hetkel ma näitan teile EHIS-e vanema versiooni. See, kui te panete Google'isse EHIS, siis see on esimene link, mida te saate avada. Ja see on selle EHIS-e avaliku vaade. Ehk siis saab üles leida õppeasutusi, vaadata dokumenti, proovida leida õppekavasid, lood ja majandustegevusteateid. See on EHIS 2. Seda ma leidsin, see oli mingi 5 või 6 link, et mõlemad kehtivad. Ma eeldan, et see EHIS-e vanem versioon varsti pannakse kinni, kuna uus juba eksisteerib, aga vist andmete migratsioon ei ole nii lihtne ja seoses sellega hetkel on olemas mõlemad. Mõlemad eksisteerivad ja laivis ehk te saate neid kasutada. Nii, kui ma näiteks login sisse edu.ee ja vaatan, korra tulen tagasi. Siin seda miskipärast ei ole. Ehk igatahes EHIS-es on olemas nii avalik vaade kui ka võimalus vaadata isiku andmeid. Ja kui ma vajutan ja login sisse ID-kaardi abil või smart või mobiil-ID-ga sisse, siis kuvatakse selline vaade, kus ma võin näha enda kohta andmeid, et mida ma olen, milliseid õppeasutusi ma olen lõpetanud, millal, minu tunnistused, õpinguid ja muid asju. Vasakul pool on ka suur ja asjalik menüü. Ning näiteks, kui ma soovin läbi edu.ee minna jälle sinna EHIS-esse, siis siin on olemas vasakul pool Eesti hariduse infosüsteem ja siit ma vajutan sisene EHIS-e keskkonda või siis siin EHIS-e avalik vaade, mis viidab ja ma võin üles leida, et vaadata õppeasutusi, leida õppekavasid ja kontrollida tegutsemise õigust. Nii, ja nüüd on õppeinfosüsteemi ülevaadetega. Ma lõpetan ära ja mul on teie jaoks ülesanne. Ehk soovin leida EHIS infosüsteemis Tallinna Tehnikaülikooli kõik doktorikraadi õppekavasid ning vaadata nende akrediteerimisi ehk õppe läbiviimise õigusi. Kuidas seda on võimalik teha? Võite proovida. Ja võite proovida nii EHIS-es vanemal versioonil kui ka uuemal versioonil. Kuidas teile õnnestub see? Eva, kas me anname paar minuti aega ülesanne lahendamiseks? Jah, anname paar minutit aega. Ja,
andke märku, kui keegi on proovinud ja õnnestunud või ei õnnestunud. Kas vahepeal on tekkinud küsimused? Kas keegi on proovinud ülesannet lahendada? Ma võin näidata tulemust. Tahaksid Anna näidet, kuidas sa leidsid, mis valikud sa valisid? Nii, et kuna ma esialgu leidsin seda esimest ehist, siis ma esialgu lahendasin selle vanema versiooni järgi, aga see on suht sarnane ka uuema versiooniga. Ehk siis põhimõtteliselt siin on lahti kirjeldatud kõik sammud. Ja esialgu me lähme ehisportaali avalehele ning valime õppekavad, lood ja majandustegevusteated. Siis valime selle õppekavad ning seejärel valime vastav kõrgharidustase, mis on doktoriõppe. Sisestame otsingu väljale Tallinna Tehnikaülikool ja vajutame otsingu nuppu. Seejärel kuvatakse kõik Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppekavad. Valime huvipakkuv õppekava ning seejärel klõpsame õppekava nimel ja avame selle üksikasju. Ja seal on näha kogu õppekava üksikasju, sealhulgas õppekava akrediteeringu andmed. Ja edaspidi ma näitan ka piltidena screenshotidega. Ehk siis siin valime õppekavad, lood ja majandustegevused. Siin on õppekavad. Siit edasi valime kõrghariduse õppekava, siit valime doktoriõppe. Siit valime õppeasutused Tallinna Tehnikaülikool ja vajutame otsingut. Meile kuvatakse otsingu tulemused. Siit vasakul vajutame selle rohelise raamatu peale. Näiteks valime keemia ja materjalitehnoloogia. Ja siis siin avatakse õppekava detailid ja allpool on välja toodud need akrediteerimised. Aitäh tähelepanu eest ja ma näen siin chatis. Ma näen siin chatis, et ja tõsi on puudu ülikoolide õis. Ma näiteks, ma ei tea, ma võin seda näidata jälle sisse logidus enda accounti alt näiteks ja näidata nii palju, kui oskan teile seda jälle Tallinna Tehnikaülikooli õisi näiteks. Sest vaata nende nii Moodle kui ka õisid, nad on mõlemad sellised seadistavad keskkonnad, et iga üks ülikool enda jaoks loob seda oma moodi, oma stiili järgi ja seal on natuke erinevad menüüpunktid ja nii edasi. Et kui teil on soov, siis ma võin näiteks näidata teile TalTechi õisi. Ehiseks kaudu on 10 akrediteerimise õppekava. Leidmine on raskem või? Vaadake, ausalt öeldes jään teile vastuse võlgu, mis põhjusel ta annab erinevaid numbreid seoses esises õppekavade otsinguga, sest võib-olla see on osaliselt tingitud sellest, et andmete migreerimine ei ole nagu lõpuni tehtud. Võib-olla on tingitud sellest, et esises üks näiteks kuvatakse neid õppekavasid, mis on juba aegunud ja näiteks EHIS 2 kuvatakse neid, mis on hetkel aktiivsed. Et ma olen märganud, et selline erinevus seal oli, aga ja võib pakkuda ja erinevaid varianti, et sellisel juhul ma pakun teile, et jah, uurige ja otsige mõlemast kohast. Sooviks näha õis 2. Proovime. Nii, näiteks.
Ehk siis see on UIS-i avalik vaade. Siit saab sisse logida. Avaliku vaade poole pealt võib vaadata õppeaineid. Ja need on jagatud teaduskondade kaupa, nagu on näha. Pean tunnistama, et kui mina õppisin ülikoolis, meil oli palju rohkem teaduskondi. Hetkel ma sain aru, et seal on kokku 5, nagu meile kuvatakse, et infotehnoloogia teaduskond, inseneriteaduskond, loodusteadus, majandus ja Eesti Mereakadeemia. Näiteks võime vaadata infotehnoloogia teaduskonna ja võtame tarkvaraarenduse instituudi ja siis ongi, siin saab vaadata kõigi ainete nimetust, otsida ainekoodi järgi ja vaadata, et palju ainepunkti see annab. Näiteks järgmine on õppekavad. Õppekavad saab valida haridusõppetaseme järgi, et näiteks rakenduskõrgharidustase, siis on bakalaureuseõppe, magistriõppe, doktor ja integreeritud. Vaatame näiteks bakalaureuseõppe. Siin on 4 teaduskonda, kellele pakutakse baka õppima. Võtame inseneriteaduskond. Ja siin on õppekava nimetused. Proovime näiteks maastikuarhitektuuri ja keskkonna juhtimine. Siit on näha, et kes on õppekava juht, programmi juht, õppetöökeel, maht, nominaalne aeg ja õppekava eesmärgid. Kui me vajutame vaata rohkem, siis siin tekib täielik ülevaade sellest programmist ja selle üksikasjad. Ja lisaks võib näha, et siin on näiteks 2 erialat ja peaeriala 1 on maastikuarhitektuur ja peaeriala 2 on keskkonna juhtimine. Ja näiteks valime esimese välja. Siin on välja toodud moodulite kaupa neid aineid, mida hakatakse õppima selle programmi raames. Näiteks üldained. Üldained ja selle eesmärgid ja õppeväljundid. On olemas kohustuslikud ained ja on olemas valikained. Ja tudeng võib ise määrata palju ta peab. Vähemalt peab olema näiteks valikainetest, ta peab koguma 9 ja keegi ei keela võtta rohkem. Ehk tudeng saab ise endale määrata koormust. Siit saab vaadata tunniplaani. Tunniplaanid on ka jagatud tüübi kaupa, et on olemas päevaõppe, sessiooniõppe, doktoriõppe, vabad ained ja eelnädal. Näiteks eelnädal siin hetkel on tühi. See on mõeldud inimestele, kes astuvad sisse kooli esimest korda ehk esmakursuslased. Et selle õppenädala raames viiakse läbi erinevaid tutvustavaid tundi ja seminari, räägitakse, kuidas toimib ülikool, mis hakkab toimuma, kes võib olla mentorid, tuutorid, õpetakse ülikooli hümni ja muid asju. Näiteks võtame päevaõppe. Samamoodi võtame inseneriteaduskond ja näiteks võtame arhitektuuri ja need on rühmade koodid ehk näiteks kuidas lugeda seda koodi, et üks asi, et on viimane I tähendab, et see on inseneriõppe, M tähendab, et see on magister ja B tähendab, et see on bakalaur. Ja nad näiteks määravad neid rühmade koodid nii, et kui on sügissemester, siis määratakse selle õppekava kood ja lisaks pannakse 1, et näiteks 11 on sügissemester, mis tähendab, et rühm 1 ja semester on 1. Praegu meil on kevadsemester, rühm 1, aga semester on teine, ehk siis on 2-1. Ja näiteks, kui on teise kursuse tudengid, siis nendel on 4-1 ehk on 4. semester,
kolmas kursus on 6 ja 4. kursus on 8. Vaatame tunniplaani. Siit saab vaadata päeva järgi. Siit on näha, et mis kell alates, mis kellani kestab tund. Siin on täpsemalt kirjeldus, et loeng ja harjutus. Ja siin on määratud, kas on kohustuslik või valikaine. Näiteks punasega. Ei ole teada, miks ta on punasega siin määratud. Võib-olla see, et siin on määratud, kes on õppejõud. Siis on ruum. Kaua see kestab, et mõned tunnid kestavad kõik 16 nädalat ja mõned on näiteks semestri esimene pool, mõned on semestri teine pool. Ja lisaks paremal siin võib vaadata näiteks, et õppejõudu poolt on jagatud info. Esimesel nädalal toimub ruumis Q0 201. Seda saab eksportida. Võib võtta kalendri URL aadressi ja jagada. Järgmine on akadeemiline kalender. Ehk siin toodud välja peamised tähtaeg, millal hakkab semester, millal on eksamisessioon, millal on õppeaasta lõpp ja nii edasi. Nüüd ma proovin sisse logida. Sisse logida kõikides infosüsteemides on võimalik sisse logida nii ID-kaardi, mobiilide kui ka Smart-ID abil. Mina proovin mobiilideed. Nii, ja näiteks see on tudengivaade. Ma eeldan, et õpetajatel on natuke teistsugune vaade. Ehk siis hetkel, kuna ma ei ole aktiivne tudeng, siis mul teadaolevalt puuduvad teated. Minu tunniplaan on ka tühi. Minu kaitsmised, siin isegi mõni olemas. See on üldiselt toodud välja näiteks kaitsmised. Vaadake, et kes millal kaitseb oma lõputööd. Eksamite ajad. Väga huvitav, see on midagi uut, et siin võib leida kõik eksamite ajad, mis hakkavad toimuma kevadsessioonil. Ja siit saab sisestada otsingu parameetrid, näiteks kui me võtame selle matemaatilise analüüsi koodi. Ehk siis see leiab kõik, mis on seotud selle koodiga eksami ajad, kes viib läbi ja millal ja kus kohas. Ja ma saan aru, et kui mul oleks see aine kehtiv, siis ma võiksin ka siin registreerida selle eksamile. Siin on kuvatud konsultatsiooni ajad. Ehk siis ma eeldan, et näiteks ei ole, see on minu endine õppejõud. Ma teen refreshi. Ehk siis siin kuvatud kõik võimalikud konsultatsiooni ajad ja kus kohas nad toimuvad. Mõtlen, mida ma näitan teile veel õppetöö näiteks. Õppematerjalid koduleht. Ehk siit saab põhimõtteliselt igat asja leida. Deklaratsioonid, ma eeldan, et ja näiteks. Ehk siit, kui te olete aktiivne tudeng ehk immatrikuleeritud, siis eeldatavasti siin te leiate enda poolt kõik deklareeritud ained, mida te peate läbima kehtiva semestri jooksul. Siit tavaliselt kuvatakse vahetulemusi.
kahjuks mul ka pole teile väga midagi näidata. Siin on eksamid ja arvestused. Huvitav, kas ma võin? No ilmselt ka väga ei leia kahjuks midagi. Siin võib lisada konsultatsiooni aega ja kustuta valitud konsultatsiooni aeg, praktika. Eeldatavasti siin peab täitma oma praktika aruannet lisama või ei oska kahjuks seda kommenteerida. No, minu doktorandid. Ning teate mida? Mul on praegu selline tunne, et ma näen oma rolli ja mul on roll määratud nagu õppejõud. Et ma ei tea, kas see on nüüd süsteemi viga, aga mul ei tohi olla sellist rolli näiteks Tallinna Tehnikaülikooli infosüsteemi sees, sest vaadake, kuvab mulle näiteks minu doktorandid ja no tudengina ma kindlasti ei saa seda näha. Et võib-olla hetkel ma pean kirjutama TTÜ-sse ja teavitama, et nendel on mingi bugi ja ma ei tea, kas andmeleki, see on väga huvitav. Siit saab vaadata näiteks õisi eelmise versiooni, aga ma ei tea, kas seda keegi kasutab ja kas see annab meile midagi. Siin on jälle avalik vaade, aga kui ma login sisse mobiilide kaudu. Kas ta annab meile midagi? Huvitav, et nad miskipärast näiteks siin kuvavad, et õisi eelmine versioon, aga samamoodi toovad mind sama vaate peale ehk ei oska teile kommenteerida, kas see võiks olla üldse kasulik või mitte. Ehk siis seda ma panen kinni. Ja siin lisaks on olemas erinevad kasutusjuhendid ehk kuidas kasutada TalTechi sisse veebi, tudengiportaali. Proovin ka neid avada. Siin ma pean sisse logima, et selleks on vaja eraldi sisse logimise õigusi. Lisaks on tudengiportaal, siis kodulehekülg, raamatukogu ja kasutustingimused. Näiteks kui vaadata üldinfot, siis siin on meil avaleht, teated, tunniplaanid, õppeained, praktika, kuraatorid, statistika, võib õppijad üles otsida, õppejõudusid üles otsida, küsitluste tulemused. Ruumide broneerimine. Ehk ma saan broneerida ruumi ja teate kindlasti, ma ei tea, mis see on väga huvitav, aga mulle jagati mingi õppejõu õigusi, mida mul ei tohtinud jagada tegelikult, et ma pean olema nagu tudeng. See on väga huvitav. Ehk nii palju sellest õisist. Kas võib-olla on olemas mõned lisaküsimused?
aga kui ei ole, siis võib-olla Eva hakkame lõpetama. Jah, aitäh sulle, Anna. Ja aitäh kõigile osalejatele ja kohtumiseni nädala pärast, kus teemaks tuleb Eestis tegutsevate pangade e-teenused. Kohtumiseni. Nägemist! Nägemist! Nägemist!